Tänase reportaaži teeme siit imekaunist Eesti floora ja fauna alalt. Aga siit kohe ka küsimus. Kulla Peeter, ma näen, sa annad, see on kitsele konsumeerimiseks ökoloogilisi täisteratooteid, see kõik on väga kena, aga kas see hunnitu ala siin kuulub ka silmapiiri arenduse juurde? Ei kuulu. Aga ta on nii lähedal. Ta on sellest majast, kus ma nüüd 24/7 elan, 250 vana inimese sammu. Nii lähedal on. Vaat nüüd vaadates siin praegu siin tegutsemas tekib paratamatult küsimus, et mina isiklikult vegeteerin. See tähendab toitun veganluse põhimõtete järgi. Kuidas sina, kas sina, Peeter, oled pigem rohujuure tasandil või meeldib sulle liha? See on nii raske küsimus, aga tegelikult ei ole ka. Mina olen toitun nii, nagu viimased 5000, 70 000 aastat minu esivanemad on toitunud, ehk siis segatoiduline, söön nii rohujuure tasandil kui ka söön liha. Jaa, seda kõike on väga huvitav kuulda, aga siiski, Peeter, palun seleta, miks me just siin kokku saame ja millest sa siin selle hunnitu floora taustal rääkida tahaksid? Mul oli plaan küll, jah, ma tahtsin rääkida, kui ma neid lambaid nägin, siis ma tahtsin rääkida kas poliitikast või usust, sellepärast, et nii poliitikud kui ka usumehed ja nüüd juba ka naised väga sageli, mitte kõik loomulikult, aga väga sageli peavad inimesi lammasteks. Aga kui ma siis vaatan seda mõnusat väikest lambakari ja seda toredat kitsekest, siis ma mõtlesin, et ma nende kuuldes küll ei hakka poliitikast rääkima. Räägime sellest mujal. Väga põnev. Igal juhul siit Grünest, siit floora ja fauna, skeenelt liigumegi varsti edasi põllumajandusagregaatide juurde. Siin maskuliinsete agraartööstuslike museaalide agregaatide juures soovib Peeter peatuda natukene tänasel poliitskeenel. Peeter, kas sinu hinge vaevab rohkem fiskaalpoliitiline olukord või vaevad sa oma südant pigem ikkagi meie oma kodu poliitika üle? See oli nii keeruline küsimus, et ma ei saanud täpselt aru, aga ma püüan nii, nagu ma suudan vastata. Et mind ei vaeva üldse mitte miski. Ma usun, et meie riik on hästi hoitud, suures osas, põhimõtteliselt ja poliitikast, kui ma tahan rääkida, siis ma tahan rääkida rohkem selles võtmes, et minu meelest on meie Eesti rahvast võtab sellest poliitikast liiga vähe osa. Kui meil käib valimas peaaegu pool valimas õiguslikest inimestest, aga kiruvad ikka samamoodi seda Eesti riiki ja võib-olla rohkem kui need, kes valimas käivad, siis minul tekib küsimus, et mis õigus see on siis. Muidugi võib olla inimesi, kes on nii viha täis, et nad ei lähegi sinna poliitikasse, kas või valijatena, aga ma arvan, et see siiski ei ole õige käitumine. Mulle tuleb meelde Louis XIV, kes ütles, riik, see olen mina. Ja kõik mõtlevad, et ta mõtles sellega nii, et ainult tema on riik. Aga mina tahan ka öelda, et riik olen mina. Ja ma tahan, et sina ütleksid, et riik olen mina. Ja siis sa hakkad teda juhtima ja siis sa hakkad ka osalema.
Noh, ma ei ole nüüd nii väga kindel, kas see, et mina riikima juhtima hakkaksin, oleks nüüd kõige parem mõte. Aga miks mitte, mine tea. Peeter, kas sina nagu oled siis omal ajal olnud ka, kui nii võib öelda, lausa poliitbroileriks või on kuidagi sinu elutee viinud sind kokku siis selle põneva poliitmaastikuga? On ja päris kohe väga põnevalt on viinud kokku. Ma ei oska kokku lugeda, mitmes erakonnas ma olen olnud. Need erakonnad on muutnud oma vaateid, astusin mina väga-väga konservatiivsesse erakonda, kes läbi liitumist jõudis sotsialistiks ja siis ma põgenesin sealt ja nii edasi. Aga ma ei taha sellest rääkida. Ma tahan rääkida, et minu jaoks on praegune kõige tähtsam küsimus on presidendi valimise küsimus. Ja selle kohta ma tahan öelda küll mõned sõnad, kui sobib. Jah, loomulikult, eks me kõik vaevame südant, kes siis saab selleks kodanikuks, kes siis meid esindama asub nii siis Euroopa kui ka maailma tasandil. Peeter, mis sina arvad, kas see võiks olla, no ütleme, šovinistlikust vaatepunktist lähtuvalt meesterahvas või võib-olla sobiks selleks ka mõni kaunis naine või millised kriteeriumid on need, mille järgi üks president võiks valitud saada? Sellest naine, mees, eestlane, venelane, prantslane, setu, türklane, selle kohta on mul üsna ükskõik. Selleks on olemas meie põhiseaduses kord, kes võib kandideerida presidendiks ja see kord on sätitud juba ammu ja pärast üle vaadatud ja usaldame seda. Aga mida ma tahan öelda nendele kandidaatidele, kes pürgivad sellesse auväärsesse ametisse, tahan öelda seda, et mind ei huvita ka nende kapid, kust midagi välja tuleb, mind ei huvita nende suundumused ja ma ei tea, mis veel, aga üks asi huvitab mind küll. Ja see on nimelt, et nad need 4 aastat oleksid täiel rinnal valmis pühenduma oma riigile. Ja mitte tegelema isikliku mammona või isikliku perekonna või isiklike asjade ajamisega. Noh, ja siin ma jään nüüd vait, ehkki mul on kõikidele seni olnud presidentidele selles suhtes väike märkus. No nii. Niisiis pole oluline, mis on sinu kapis või kapi taga, kapi all. Tähtis on see, et meie tulevane president pühendaks ennast meile. Suur aitäh sulle, Peeter, siit Hunnitust Agraarmuuseumist.